Viimasel ajal ei ole Eestis vihma sadanud ja selle tõttu on suurenenud hüppeliselt ka maastikupõlengute arv. Ja kuna tulemas on maipühad, kus tehakse lõket, on tulemas talgud, kus ka tehakse võib-olla lõkkeid, siis seetõttu kutsume inimesi üles tegema lahtist tuld mõistlikult, järgima ohutusreegleid, et lõke või grill ei süütaks ei hooneid ega maastikku ja selle tõttu jagame ka mõningaid väikeseid õpetussõnu. Grillimisel on esmatähtis valida ohutu asukoht, et see oleks hoonetest söegrill vähemalt 2 meetrit kaugemal, kui tehakse grilli puiduga, et oleks vähemalt 5 meetrit hoonetest ja põlevmaterjalist kaugemal. Ja kindlasti tuleb jälgida tuule kiirust ja suunda. Et kui kiirus tuulel on ikkagi üle 4,5 meetri sekundis, siis peab neid vahemaid veelgi suurendama või siis teine variant, et see grillimine edasi lükata või valida mõni vaiksem koht, kus seda tuult ei ole. Ja kindlasti esmatähtis see grillimise ümbrus, grilli alus tuleks puhastada põlevmaterjalist. Metsas siis sellisel puhul okkad, kuivanud sammal. Grillist tavapäraselt võib kukkuda alt välja söetükke ja kui need kukuvad pinnasele, mis on puhastamata, siis võivad sellega süüdata. Kindlasti ennem kui grillis tuli süüdatakse, tuleks sellisel puhul nagu praegult metsas see alus, grilli alus natukene veega niiskeks teha. Et kui kuskilt kukubki säde, siis ta kohe ei süüta seda metsaalust. Ja ennem ka valmis panna esmased kustutusvahendid, milleks on kõige mõistlikum ämber veega, kui on siis kas vesikustuti või pulberkustuti ja võimaluse korral tulekustutustekk. Grilli süüdates pannakse vedelik söele ja lastakse 1 minut söe sisse imbuda ja mitte kohe süüdata, sest et vastasel korral me saame hästi suure leegi sinna grilli kohale. Kui vedelik on nüüd peale pandud, siis on mõistlik panna ka kaan peale, et ta kohe ära ei aurustuks, vaid imbuks sinna söe sisse. Grilli süüdates tasub ise hoida natukene kaugemale, et oleks ohutu vahemaa. Kui teile nüüd tundub, et grill kohe ei süttinud korralikult, siis ei maksa panna peale süütevedeliku juurde, sest vastasel korral tekib järsk põlemisgaaside plahvatus, süütevedeliku plahvatus ja see võib põhjustada vigastusi nii teile endale kui ka siis väljuda teie kontrolli alt see tuli. Grilli ei tohi jätta järelvalvet, vastasel korral võib juhtuda see, mida te praegult näete, teie vorstid põlevad ära ja kõige kiirem viis sellist tulekahju summutada on grillkaan peale panna. Kui nüüd puudub grillil kaan, siis aitab samamoodi efektiivselt vett, kui peale piserdada. Kui grillimine on lõpetatud, siis on soovitav söed kustutada kas veega või asetada peale kaan, et tuul sädemeid edasi ei kannaks. Lõkke tegemisel tuleb siis jälgida, et lõkke paikneks hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 20 meetri kaugusel. Ja lõkke tegemisel samamoodi tuleb aluspind puhastada, võimalusel ka siis mineraliseerida ehk siis kaevata välja muld ja tagada sellega, et lõke ei pääseks kontrolli alt välja ja ei leviks mööda kulu ega metsaalust rahti. Täna kõige suuremad maastikupõlengud tekivadki just selle tõttu, et lõkke ümbrus jäetakse puhastamata ja lõke siis väljub kontrolli alt ja levib loodusesse. Sellisel puhul kindlasti tuleb sinna valmis panna esmased kustutusvahendid, samuti on lõkke juures kõige efektiivsemaks paar ämbrit veega, tulekustuti ja võimalusel ka reha ja labidas. Lõkke tegemisel tuleb kindlasti jälgida seda, et lõket ei jäetaks järelvalveta üksinda põlema, vastasel korral see väljub kontrolli alt. Lõkkest, mis on väljunud kontrolli alt ja levinud loodusesse ning põhjustanud loodustulekahju, on võimalik trahvida kuni 8-eurose trahvisummaga. Minnes loodusesse puhkama sooviga grillida, küpsetada, siis on kõige mõistlikum kasutada selleks RMK poolt välja ehitatud lõkkeplatse, kus siis on paigaldatud kattega grillikohad ja seal on ka tagatud ohutu grillimine. Ja lõpetuseks jääb soovida ohutut puhkust ja meeleolukat grillimist.